Oli kord üks video. Selle video nimi oli Lapsepõlve mängumaa. Mis erilist on selle videoga, et see sai väga palju vaatamisi. Nagu ikka väga palju vaatamisi. Ja see hakkas täpselt sel ajal seda tähelepanu koguma, kui ma seda kõige rohkem vajasin. Ma ei taha öelda otseselt, et see video on see põhjus, miks ma hetkel populaarne olen, aga no see video on ilmselt põhjus, miks ma hetkel populaarne olen. Ja nagu iga hea asi, siis vajab ka see teist osa, mida mitte keegi ei küsinud. Ilmselt ei ole pooltki nii hea kui essa osa. Nii okei, selles eelmises videos, mis by the way ei ole siin kanalil, see on Mängurnurga kanalil, nii et ärge seda siit otsima minge. Ilmselt neile, kel pole aimugi, mis asi on Mängurnurk, on see väga keeruline, miks mõned videod nagu siin on ja mõned videod seal kanalil on. Lihtsalt kõige kergem on mitte mõelda selle peale, las olla, nagu vahet pole. Asi on selles, et seal eelmises videos ma mängisin ainult Y8 mänge. Kuigi oli ka teisi veebilehti, kus ma nagu mängida tahtsin, aga mul tol hetkel lihtsalt nagu ei tulnud meelde, olid sellised nagu mõned ja üksikud, nagu ei tulnud kuidagi. Nitrom on selle lehe nimi, mida ma ei mäleta. No teate küll neid mänge nagu mingi Bad Ice Cream või Skywire ja mingi Rubble Trouble, sellised mängud. Aga no nendest kõigist mu lemmik kindlasti oli Icebreaker. See muusika. Väga nostalgiline ja puhaga. No ausalt öeldes mul on veits parem variant. See ei ole nii energiline, kui ma mäletasin. Ma eeldasin ikka nagu mingi hype ikka nagu wow, yeah! Ei, okei. No, come on. God damn it. Ma ausalt, ma ei mäleta, miks mulle see mäng nii väga väiksena meeldis. See tundub lahe ja puha, aga nagu see ei ole päris see nagu. Ei no tehniliselt lapsepõlv ongi läbi, nii et asjad ei olegi enam endised. Okei, seekord mul on terve hunnik neid mängusaite siin, nii et pammöllu. Ei, ma ei saa oma kaamerast aru nagu siinpool olles, te näete mind, sest siin on valge, aga siiapoole minnes olen ma nagu pimeduse teemon ise. Jou, ma olen saatan. Oota, mis ajast miniklipis Agariot saab mängida? See küll lapsepõlve mäng pole. Pohhui mängime ikka. Ma oleks mingi aasta aega tagasi selle video teinud, sa ma oleks seda rämeda clickbait'ina kasutada saanud. Türa mu juuksed. Ai, mida vittu, siin mingi fucking weebid. Ai, seda väga tore näha, et siin selles top 10 leaderboardsis on kõik hiinlased. See on meelt lohutav. What the fuck? Nigga. Ma olen top 10-s. Mario Rinnaväli on küll top 10-s. Ma sain surma. Ma sain fucking surma. Rip Mario Rinnaväli. Me jääme siin igatsema. Ei see nüüd, what the fuck, kuidas ma siia sattusin? Okei, siis tere tulemast mängu nimega Ma südamest vihkan hambaarsti juures käimist, nii et las ma pigem mängin mingit arvutimängu selle kohta. Oh my god, what the fuck? Gee, see on mingi nightmare fuel. Miks see asi seal taga väriseb? Tegelikult ma ei ole kindel, kas ma teada tahan. Okei, tal tekib sülge. Mis asja? Fuck, miks on niimoodi sülge on? Tore neel alla see. Ma ei ole hambaarst, kuidas ma peaks teadma, mida ma tegema pean? Sinu patsiendid saavad tunda valu. Kas sa ei teadnud siis seda? Ei, ma pole kunagi hambaarsti juures käinud varem. See on see bartenderi mäng ju. Mis ta naine siin on? Eks põhimõtteliselt see on täpselt nagu see teine mäng, aga see bartender on naine, sest ma ei tea miks, sest mingi sooline võrdõiguslikkus või. Eelmine kord me proovisime, mis juhtub, kui ta joob klaasitäis vodkat ära ja no ta ei reageerinud just kõige paremini. Nii et vaatame, mis juhtub seekord, kui ta seda tekiilaga teeb. Ausalt öeldes ma ei tea, mida ma ootasin. What the fuck? Okei. Kill Hitler. See mäng, mida ma ei teadnud, et ma oma elus vajasin. Vaata, okei, mul said kuulid otsa. Kõik, okei, see on, okei. Ja see hea küll, Hitler siis... Eks see tänase päeva õppetund on see, et Hitler ei teinud mitte midagi valesti.